no minu meelest on tohutult oluline investeerida ettevõtlusinkubaatoritesse või sellistesse loomemajanduskeskustesse, kus eriti alustavad ettevõtjad, neil ei ole ju reeglina sellist patakat, rahapatakat, mida võtta, sest alustamisel kulud on päris suured, et on hästi palju, on vaja sellist kohta, kus on korralikud ruumid, hea internet, ja ma olen ka mõelnud, et tegelikult on vaja sinna juurde mitte ainult nende arvutitööruume, vaid selliseid ütleme väikeseid töökodasid, kus see väike ettevõtja saab ka oma väike tootmist juba natukene alustada ja siis on nagu tema teha, et kas ta nüüd kasvab sealt välja või ta siis piirdub nüüd sellega, et ta nagu toodabki selles pisikeses ruumis. Ja mul on selles mõttes küll hästi kurb, et see Rõuge nii-öelda ettevõtlushotell praegu veel ei ole sellist tuge leidnud, aga no ma usun, et see siiski tehtaks, et see on nii oluline, sest muidu ongi see, et Tartu on nii lähedal, loomemajanduskeskus on seal olemas, sinna minnaksegi, aga samas jällegi on nii tähtis, et need pisikesed siin kohapeal oleks. Mul on tunne, et nad peaks ennast rohkem müüma läbi nende edulugude, et mind ei kõneta see näiteks, kui on a la kuskil mingi infopäev, kus räägitakse seda teksti, mis on kuskil kodulehel kirjas, et see kuidagi ei tekita minus kirge minna sinna küsima üldse edasi midagi, aga kui ma kuskilt saan teada, et nagu ütleme näiteks KredExi abil või ükskõik kelle sinu nimetatutest abil on üks Võrumaa ettevõte saanud endale luua uue lauda, uue mingi muu tootmiseks vajaliku võimaluse, et see kõnetab mind kordades rohkem ja ma näen, et sellest on nagu reaalne tulu olnud, et selliseid hästi reaalseid näiteid, need, ma arvan, toovad neid niimoodi ütleme meile ettevõtetele lähemale, et tekiks huvi selle vastu, et ahaa, et see on nagu võimalik. Tegelikult on hästi oluline ka see, et kui sellel ettevõtjal on huvi olemas, et siis ta ei põrkaks vastu seda müüri, et me otsime üles kõik põhjendused, miks sa seda toetust ei saa. Tegelikult võiks seda taotlema tulevat ettevõtjat võtta vastu sõnadega, et me oleme siin, et sul aidata üles leida kõik võimalused, kuidas sa seda toetust saaksid. Minu meelest võiks te panustada, vaata Center on, eks ju, puidu- ja mööblitootjatele, aga minu meelest te võiks panustada sellistele nende ülestele koolitustele, a la kutsuda Jamie Dunni Inglismaalt rääkima müügifilosoofiast või selles mõttes, mis nagu puudutaks või oleks abiks ka nagu teistele ettevõtjatele, kes just ei ole need puidutootjad, aga kes mingil nukal nagu haakuvad selle puiduga või mööbliga või siis üldse ei haaku, aga tegelikult sellest on ju kasu ka sellele puidutootjale ja siis mööblitootjale, et sellised ägedad koolitused on küll need, mida mina ootan Centerilt. Ma arvan, et minusuguseid on hästi palju. Selles mõttes, et kes on hakanud midagi tegema, enamjaolt, nad vaatavad lakke, mõtlevad, et mu teenus või toode võiks maksta nii palju, mul võiks olla äkki siis see minu tarbija, et ja niimoodi ma sain nagu 6 aastat pildistatud, nagu fotograafina töötatud ja ma ei ütle, et ma seda nagu halvasti tegin või et see kuidagi oleks mind õnnetuks teinud. Et aga kui ma nagu tean, et on selline ütleme organiseeritum viis, et ma ei pea nagu öösiti mõtlema mingile mis iganes küsimusele, et see on nagu väga äge teadmine, see on see koht, kus teie võite hästi palju aidata. Et ongi see, et kuidagi te peate suutma nagu selekteerida need terad nii-öelda nendest juradest välja, on ju, et oleks, et ei tekiks nagu seda mainet Centrile, et seal on nagu need ajatapukoolitused. Mis on hästi sümpaatne teie puhul on see, mis mulle väga-väga meeldib, et kui tulla teile, siis on võimalik tulla natukene varem, kui ma tahan tutvuda selle hoonega, eks ju, et see ei hauka nagu sellest koolitusest mingit juppi ära, et nagu aeg on ju nagu see, mis on nagu kõigil nagu nii nagu piiratud, et nagu tahaks päeva jooksul jõuda nagu võimalikult palju. Et see on nagu tohutult sümpaatne, mul hästi, kogu aeg ma olen seda nagu imetlenud, et see on nagu väga hästi läbi mõeldud.
tead, see ongi see koht, kus tegelikult Center saab hästi palju aidata, sest mul on tunne, et meil ei osata müüa. Müügikoolitused, väga head müügikoolitused on need, mis aitaksid tegelikult kasvada, aga selles küsimuses on minu meelest peidus sees selline natukene selline trikikas asi, et äkki kõik ei tahagi kasvada. Sest minu meelest on hästi oluline see, et inimene peab oma mis iganes asju tehes olema õnnelik. Et minu meelest ei ole oluline see, et iga selline ettevõtja peab kasvama 20% aastas. Minu meelest on oluline see, et iga ettevõtja on iga päev õnnelik tehes seda, mida ta teeb. Rõuge ettevõtlushotell, palun. Ja tegelikult on ikka need samad inkubatsioonikeskused, et noh, me ei näe nagu, üks päev naersime jälle, et toetame ettevõtlust, eks, ja selles mõttes öeldakse ei projektile, mis konkreetselt tõesti toetabki ettevõtlust, seda Rõuge ettevõtlushotelli ehk siis inkubatsioonikeskust nii-öelda, ma mõtlen, et noh, loomulikult on turvalisem investeerida mõnda kergliiklusteesse või noh, mingisse sellisesse kohta, aga see ei aita mind kuigi palju nagu lähemale sellele, et ma saaks oma toodet paremini teha, et võib-olla jah, mul on sinna jala parem minna, aga no see ei ole see. Noh, meil on küll selles mõttes nagu väga hästi läinud, et kui sa nagu suudad pakkuda sellist ägedat töökohta ja see töö on selle inimese kirg, on ju, et siis ei ole nagu probleemi sellega, et ma ei leia nagu töötajat, et no, ma selle fotograafi tööst räägin, et mul ei ole probleemi sellega, et leida endale assistenti, sest et neid motiveerituid, kes nagu tahavad õppida nagu töö käigus, noh, neid on. Et on nagu põlvkond kasvamas peale, kes on nagu, tahab teha midagi teistmoodi, kes tahab ise luua, see loomise olulisus selles töös on järjest rohkem nagu oluline.